Isegi dokumentaalfilmid võivad sisaldada valesid, sest inimesed mängivad kaamera ees rolle, mida nad muidu ei teeks. Just see siksus varjab tõde ning seepärast otsustasid mõned dokumentalistid minna tavapärasest filmi tegemisest kaugemale ja kasutada varjatud meetodeid, et paljastada peidetud maailm, mis muidu oleks jäänud kättesaamatuks. Number 10. Kodutus on olnud igal aastal kasvav probleem, mida dokumenteeriti esmakordselt Ameerikas 1640. aastatel, kui hulkuvad vaesed ja hulkurid jõudsid sõnavarasse. 1830. asendati need terminid ühega, mis hõlmas laiemat mõistet – kodutu. 1870. tunnistati kodutus esmakordselt riiklikuks probleemiks ning 1970. kuulutati välja kodutuse kriis. 1990. aastal tegi USA rahvaluendusbüroo esimese katse loendada elanikkonnas äärmises puuduses elavate inimeste arvu. Ja kõigi nende aastate jooksul tunnistas valitsus esimest korda probleemi olemasolu. Üldsus ja kasvav hulk aktiviste olid probleemidest juba teadlikud ning paljud neist püüdsid muuta nende inimeste elu paremaks. Aastal 2000 oli Mark Singer üks neist aktivistidest, kes pidas vajalikuks juhtida tähelepanu jätkuvale kodutute kriisile. Dokumentalist Ladies and Freedom Tunneli varjus, mis oli 90-ndatel Amtraki rongitunnel New Yorgis, kus ta jäädvustas nende vaeste inimeste elu, kes olid sunnitud seal elama, kuna neil polnud muid võimalusi. Tunniajane mustvalge dokumentaalfilm kandis pealkirja Dark Days ja andis pilguheite nende elanike intiimsesse ellu, kes olid nendesse tunnelitesse loonud terveid ühiskondi. Tunnelid ulatusid 50 kvartali pikkuselt, ilma et päevavalgus oleks tunginud läbi laes olevate rauast restide. Öösel polnud midagi näha. Singer mõistis, et selle salajase elu dokumenteerimiseks peab ta tegema mõningaid halvaks peetavaid asju, millest üks oli vajalik esemete võtmine ehitusplatsidelt ja nende ööpimeduses tunnelitesse tagasi toimetamine. Tema meeskond istus samuti ümber endise elektrikustunneli elaniku, kui too nende kaableid ühendas. Kuigi sadameid lendas igale poole, ei teinud mees teist nägugi, sest ta pidi linna elektrivõrku ühenduma. Film toob esile raskused, millega nad iga päev silmitsi seisid ja karmid olud, milles nad pidid hakkama saama. Dark Days on silmapaistev ja mõtlemapanev portree kodutusest, mis läheb tavapärasest kaugemale oma ilustamata kannatuste kujutamisega. Dokumentaalfilm ja Singeri tungimine kogukonda ei toimunud siiski seaduslike tavapäraste vahenditega. Selleks, et tunneli elu filmimiseks piisavalt valgust saada, võida ebaseaduslikud elektriühendused. Singer ja tema uued sõbrad tundisid samuti raudtee territooriumile loata. Tema ja tema meeskond ehitasid kärud, mis sõitsid mööda kasutusel olevaid rongirööpaid ning neil polnud selleks vajalikke lubasid. Operatsioonis seaduslikkus jõudis haripunkti siis, kui Amtrak alustas ümbersuunamisprojekti ja avastas, et sees elas 100 inimest. Kogukond ja Singer aeti seejärel välja. Mõni aasta hiljem oli film Dark Days valmis ja 2000. aastal lasti see avalikkuse ette. Kuid selle asemel, et seda ettevaatlikult vastu võetaks, sai filmist sotsiaalsete muutuste katalüsaator, peamiselt teadlikkuse tõstmise mõttes. Dokumentaalfilm lõpeb sellega, et üks vineeriga kaetud ehitistest ilmub vaatevälja. Siis väideti, et kodutute koalitsioonil õnnestus hankida 40 vautšerid umbes 100 inimesele, kes tunnelites elasid. Lõpukaadrites näidati arutelusid nende seas, kes olid taas kodutuks jäänud, kus nad rääkisid oma unistustest, uutes valitsuse poolt antud korterites ja oma tulevastest äriplaanidest. Number 9. Enne kui ajakirjanik David Farrier 2016 aastal oma karjääri kujundanud dokumentaalfilmi Tickled avaldas, ei teadnud ülejäänud maailm midagi häirivast salajasest kogukonnast, mis oli kinnisideeks näiliselt lihtsast kõditamise tegevusest. Esmapilgul tundub, et kogu idee põhineb täiesti legitiimsel vastupidavusspordil. Kõditamismängu reklaamiti peamiselt meestele, sageli sportlastele või sõjaväelastele, kes vajasid kiiresti raha. Ferreri varjatud kaamerad ja varjatud uurimistöö paljastasid aga, et Jane O'Brien meedia toetatud spordiala oli midagi enamat ja midagi hullemat. Dokumentaalfilm Tickled algab lõbusalt, kuid kui Farrier süveneb sügavamale kummalisse kõditamiskultuuri, avastab ta maailma, mis on oma olemuselt ärakasutav ja sundiv. Selle asemel muutub niinimetatud spordiala pigem vastupidavusfetišiks ja kuritarvitavaks olukorraks.
Otsides teleajakirjanikuna veidraid ja kummalisi lugusid satub Farrier internetis peale kummalisele kõditamisvideole, mida reklaamitakse kui vastupidavuskõditamist ning tutvustatakse spordialana noortele sportlikele meestele, kes on kinni seotud ja kõditavad üksteist. Lõbustatuna sellest kontseptsioonist hakkab ta teemat uurima ja panub intervjuud videoprodutsendiga. Kuid ta saab raevuka vastuse, mis paneb ta koostööd tegema teleprodutsent Dylan Reeviga, et uurida selle salapärase kõditamismaailma telgitaguseid. Nad tegid mitu blogipostitust loo arenemise kohta, kuid Jane O'Brien Media ähvardas neid kohtuga. Dokumentalistide ja õigusnõustajate vaheline suhtlus on alguses viisakas, kuid olukord muutub kiiresti, kui üks esindajatest saab aru, et vestlust salvestatakse. Pealiskaudselt sõbralik taktika muutub otseseks kiusamiseks, kui nad üritavad sundida ajakirjanike projektist loobuma. Kui neile keelati ligipääs ühele salvestuspaigale, pöörasid Reeve ja Farrier oma tähelepanu endistele osalejatele selles kõmulises kõditamisspordis. Ja see, mida nad nende intervjuude käigus avastasid, jättis vaatajad sügavalt häirituks. Endiste osalejate sõnul olid produtsendid äärmiselt manipuleerivad ja sundivad. Kui mõni osaleja ähvardas nende kuritarvitavat käitumist paljastada, avaldas ettevõtte vastutasuks nende isiklikku teavet ja võttis isegi ühendust nende tuttavatega, et neid diskrediteerida. Dokumentalistid avastasid ka, et osa proovi esinemise videoid oli avaldatud ilma isiku nõusolekuta. Nende manipuleerivate ja kiusavate taktikate tõttu, mida kasutati sõna võtma julgevate inimeste vaigistamiseks, tuli paljud Tickleti aspektid salaja üles filmida. Mitmed vestlused juriidiliste esindajate, produtsentide, toetajate ja varjulise David Diamatoga salvestati samuti salaja ning paljud neist salvestistest jõudsid dokumentaalfilmi, paljastades väärkohtlemisel ja ärakasutamisel põhineva vale. Isegi mitteametlikud märkused ei jäänud salvestamata. Nende salajaste ettevõtmiste kaudu paljastub väärkohtlemise ja petmise maailm. Farrier avastab, et mõnele osalejale öeldi, et videod on mõeldud sealiseks uurimistööks, kuid hiljem selgus, et sisu müüdi nende tahtest hoolimata internetis, näidates pigem seksuaalset kui sportlikku tegevust. Filmi ja selle järelteose The Tickle King lõpuks sai selgeks, et kogu väärkohtamise taga oli Diamato, kellel väidetavalt on selline käitumismuster kestnud üle 10 aasta. Väidetavalt sihtis ta varemgi noori mehi sarnasel viisil, mis lõpuks viis süüdimõistmiseni. Salajaste salvestiste ja sellele järgnenud paljastuse avaldamise tõttu astus Diamato filmitegijate vastu kohtusse, peamiselt laimamise eest ning iroonilisel kombel ka selle eest, et materjale avaldati ilma asutuse loata. Kuid kohtuasjad ei heidutanud Farrierit ning need mängisid hoopis olulist rolli järelfilmis, tuues esile just need sihitud ja kiusavad taktikad, millest Tickletis räägiti ja mis seal avalikuks tulid. Number 8. See oli 1948 aastal, kui maailmas suurim vaimse puudega inimeste asutus alustas tegevust. See oli Willowbrook State School, riiklik asutus, kus elasid ja said ravi nii täiskasvanud kui ka lapsed, kellel oli vaimne puue. Asutus asus Willowbrooki linnaosas Staten Islandil New Yorgis ning see oli mõeldud 4000 inimesele. Kuid 1965 aastaks elas selles hoones kuni 6000 inimest. Coolis valitsenud väidetavalt kohutavate tingimuste kohta liikusid kuulujutud. Räägiti, et seal oli ülerahvastatus, mustus ja see oli hepatiidi kasvulava ning seda mitte ülekantud tähenduses. Selgub, et meditsiiniuuringute tegijad viisid Willowbrookis läbi uuringuid selle haiguse ja selle mõjude kohta. Avalikkuse pahameele tõttu lõpetati katsetused ning need tingimused ajendasid USA senaator Robert F. Kennedyt nimetama seda madude pesaks. Kuid alles 1972 aastal sai Willowbrook State School tõeliselt kurikuulsaks. Uuriv ajakirjanik Geraldo Rivera oli see, kes tuugis asutusse oma silmi avava dokumentaalfilmiga Willowbrook, viimane suur häbiplek, mis paljastas šokeerivalt väärkohtamise ja häbiväärsed tingimused. Vilepuhuja Dr. Michael Wilkinsi juhendamisel pääsesid Rivera ja tema filmimeeskond salaja ja ette teatamata asutusse. Wilkinsi abil said nad kasutada tema võtid, et sisse pääseda ning neid aitas veel üks vilepuhujast arst, Dr. William Bronston. Meeskonna ette teatamata külastus oli taktikaline käik. Kuna asutuse administraatorid ei teadnud, et neid hakatakse filmima ja külastavad välised isikud, ei olnud neil piisavalt aega, et varjata Willowbrooki igapäevast tegelikkust.
Rivera ja meeskond smugeldasid kaamerad hoonesse number 6, mida peeti kõige hullemaks piirkonnaks, mis oli kurikuulus ülerahvastatuse, mustuse ja isegi mõnede elanike riietuse puudumise poolest. Kaamerad salvestasid graafilisi stseene, mis tõid esile asutuses valitseva jäleda hooletuse taseme. Rasked puudega patsiendid jäeti järelevalveta, elasid mustuses, ilma riieteta, ülerahvastatud tingimustes ja olid väärkohtlemise ohvrid. Rivera ja tema meeskond lahkusid asutusest tundide pärast, olles šokeeritud, vastikustundes ja nördinud. 2. veebruaril aastal 1972 jõudis eetrisse Willowbrook, viimane häbiplekk, ning tulemuseks oli ülemaailmne pahameel. Rivera dokumentaalfilmist sai katalüsaator ühishagile asutuse vastu ja selle sulgemisele. 7. Vaimse kogukonna keskmes istub Sri Kumare, valgustunud guru, kes reisis idast ja tuli Ameerikasse, et oma sõnumit levitada. Vaid 3 kuuga oli vaimselt ärganud mees kogunud suure järgijaskonna, kes võttis ta omaks kui tõelise vaimse juhi. Oma tiheda habeme ja vankumatu nääratuse taga peidab Kumare kummalist saladust, mille ta peagi oma pühendunud õpilastele avaldab. See saladus ise saab aga alguse aastaid varem, kui noor poiss nimega Vikram Gandhi. Juba varases eas hakkas Vikram kahtlema vaimsuse tähenduses. Ta mõtles, kas see kõik on lihtsalt väljamõeldis või on selles mõistes midagi enamat. Kui ta oli noor täiskasvanu, hakkas tema hinduistlikest juurtest eemalduma. Samal ajal oli ta hämmingus, et Ameerika võttis nüüd omaks India vaimsuse, avades joogastuudioid ja järgides guru kontseptsioone, kus väidetavad vaimsed juhid väitsid end olevat teistest kõrgemal vaimsel tasandil. Nii hakkas Vikram tegema dokumentaalfilmi nendest gurudest, kuid avastas, et hoolimata nendest suurest järgijaskonnast polnud neis midagi erilist. Nad ei olnud sugugi pühamad kui need, kes neid järgnesid. Selle tõestamiseks otsustas ta asuda missioonile. Vikram lasi habeme ja juuksed pikaks kasvada, hankis Greek müstiku atribuudid, võttis omaks aktsendi ning sai guru Kumareks. Kaamera kaasas asus ta Taylor Phoenixist Arizonast, kaasas 2 jüngrid, joogaõpetaja Kristen ja ürituste korraldaja Purva. Tema eesmärk oli välja selgitada, kas vaimne autentsus on vaid isetehtud illusioon. Ei läinud kaua aega, kui inimesed hakkasid salaja tegutsevat dokumentalisti, kelle kaamerad olid kogu aeg töös, austama tema välimuse ja käitumise pärast. Kumarel puudusid muidugi õpetused, kuid tema võltspersona tõttu polnud sellel tegelikult tähtsust. Lõpuks hakkasid järgijad kogunema ja panusid õnnistust, ning guru mõtles välja omaenda õnnistuse ja hakkas seda jagama. 2011 aasta dokumentaalfilmis, mille Vikram nimetas Kumareks, kirjeldab ta, et tema õnnistus on kujutletud kui sinine valgus tema peas, mida ta suunab oma järgijatele, kui nende pead on tema vastu surutud. Ei läinud kaua aega, kui inimesed hakkasid väitma, et nad tunnevad seda valgust, mida ta kirjeldas, mõistet, mille ta oli lihtsalt täiesti välja mõelnud. Kui üha rohkem inimesi hakkas liituma ja pühendunud õpilasteks saama, mõistis Kumare, et see polegi ainult lõbu ja mängud. Need järgijad usaldasid teda tõsiselt ja kui ta pole ettevaatlik, võib ta ületada selle õhukese piiri, mis toob tema järgijate ellu tõsiseid muutusi. Näiteks tuli üks tema uskujatest tema juurde nõu küsima, kas ta peaks oma abikaasa juurest lahkuma või mitte, kuid salaja tegutseval Vikramil puudub teadmine sellest, mis toimub suletud uste taga, seega ei saa ta kindlalt jah ega ei öelda. Mõlemad valikud võivad viia naise hukatuslikule teele, mis oleks tema kontrolli alt väljas. Endised sõltlased pidasid teda nüüd eeskujuks ja isegi noored hakkasid tema jälgedes käima. Küsimus jäi õhku. Kas nad tunneksid end samamoodi, kui nad teaksid, et Kumare ei ole tegelikult guru, vaid lihtsalt mees nimega Vikram? Et vältida võimalikku tagasilööki, töötas ta välja plaani keskenduda oma õpetusmõistele, millesse ta juba tugevalt uskus. Et jüngrid ei vaja tegelikult guru. Kuid peagi hakkas juhtuma midagi tõeliselt kummalist. Kumare hakkas ka seda sinist valgust tundma ning tal tekkisid sügavad kiindumused oma õpilastesse. Varjatud dokumentaalfilm lõpeb sellega, et Kumare paljastab end oma jüngritele kui Vikram, lammutades ühe kiire liigutusega terve ususüsteemi ja paljastades vaimsete gurude trendi ekslikkuse. Vale, mis võib oluliselt muuta tuhandete inimeste elu, sealhulgas ka Pettise enda oma. Järgijad olid paljastuses šokeeritud, kuid kogemus tõi siiski paljude nende ellu positiivseid muutusi. Hoolimata sellest, et kõik oli üles ehitatud valele, Kumarena tekkis Vikramil tõepoolest side oma järgijatega ja ta hakkas tõesti seda sinist valgust tundma.
siis mõistis ta, miks gurud sageli kunagi oma tõelist olemust ei avalda. Number 2. See on 2016 aasta dokumentaalfilm nimega Holy Hell, mis koosneb kõige salajasemalt filmitud materjalist, täpsemalt 22 aasta jagu. Dr. Will Allen dokumenteeris iga hetke, mille ta veetis Californias baseeruvas Budafieldi kultuses, mis kestis üle 2 aastakümne. Alguses tegutses Allen grupi videograafina, filmides seda, mida ta pidas vaimseks teekonnaks. Selle asemel, sarnaselt Vikram Gandhile, avastas ta valede ja eksituste maailma, kuid paljastas ka väärkohtlemise ja kontrolliva käitumise. Dokumentaalfilmi keskmes on kõhedust tekitav kuju nimega Jamie Gomez, keda tuntakse paljude nimedega kasvava paranoia tunde tõttu, sealhulgas kõige sagedamini kasutatav varjunimi Mitchell Rostad. Kuid enamik tema järgijaid nimetavad teda õpetajaks. Varjunim all jätkas Allen Budafieldi kultuse sündmuste salvestamist, mitte ametliku videograafina, vaid spioonina, kes paljastaks šarlatani juhitud õõvastava kogukonna. Alguses mõjub Holy Hell veidi läägena, onnes justkui 80ndate jõukate noorte vaimu heietused, kuid edasi minnes muutub see häirivaks looks. Kultuse liikmeid kultatakse intelligentsete ja hästi kohanenutena, mida selliste juhtumite puhul peetakse sageli ebatavaliseks. Nad ei ole abivajajad ega ka kergeusklikud, kuid ometi sattusid nad tugeva kontrolli alla, mida avaldas nartsissistlik guru. Sellised isiksused nagu Mitchelli oma võimendavad isegi vähimatki ebakindlust ja emotsionaalseid vajadusi, sundides inimesi grammerdama selle külge, mis neid vajadusi toidab. Need ebakindlused avalduvad salatsemise õhkkonnas, nagu see oli ka Budafieldi kultuses. See privaatsuse vajadus võimaldas Mitchellil keelata oma järgijatel omavahel oma eludest rääkida. See pani teda tundma, nagu oleks tema nende vaimse, hingelise ja emotsionaalse tervise allikas. Lahkumiin tähendas, nagu jutustus käis, vaimse hukatuse esilekutsumist. Allen jäädvustas kõige hullemad julmused, mida sektis Mitchelli juhtimisel toime pandi, kes keeras oma järgijatel lapsi saada või mingeid lihalikke suhteid omada. Kuigi ta keelas sellised suhted, sundis õpetaja sageli noori mehi endaga vahekorda astuma. Ja kuna neil ei lubatud omavahel rääkida, ei teadnud ükski viige, et neid kõiki kuritarvitati ja ära kasutati. Allen dokumenteeris ka meditsiinilisi protseduure nagu ilukirurgia ja implantaatide paigaldamine, mida tehti järgijatele pärast seda, kui Mitchell oli neid selleks sundinud. Need operatsioonid olid juhile nagu proovikatsetused, et näha, milline tulemus välja näeb, enne kui ta ise samad protseduurid läbi tegi. Holy Hell uurib isolatsiooni, mida kultuse liikmed pidid taluma. Neile anti käsk katkestada sidemed perega ning neil keelati ligipääs välisele teabele, sealhulgas raadiole, televisioonile ja raamatutele. See reegel tagas, et tema õpetused olid ainsaks mõjuks tema järgijatele. Suur osa põhjusest, miks liikmed jäid, oli puhtalt hirmul põhinev. Guru veenis neid, et nad on haiguste ja kahju eest kaitstud ainult siis, kui nad jäävad kultusesse tema kaitse alla. Pärast seda, kui Allen lahkus kultusest, olles saanud kaasa vaid mõne tunni jagu materjali, mida ta lubati alles hoida, kulutas ta 4 aastat selle kõige kokkupanemisele. Salajased filmid pandi kokku tänapäevaste intervjuudega endiste kultuse liikmetega, kellel õnnestus põgeneda, ja 2016 aastal ilmus Holy Hell. See paljastas kogukondades toimunud väärkohtlemised ning oli paljastus Budafieldi liikumise ja selle juhi kohta. Number 5. Vaatleva stiiliga dokumentaalina kirjeldatud Life of Crime triloogia jälgib 4 kurjategijat New Yorkis, New Jersey's 36 aasta jooksul. Filmi tegija John Alpert dokumenteerib nende elusid varjatud kaadrite kaudu, mis näitavad poevargusi, narkootikumide tarvitamist, tööd, perekonda, vanglat ja tingimisi vabastamist. Triloogia algas 1989 aastal ühe aasta kajastamisega kuritegelikus elus, jätkus 1998 aastal filmiga Life of Crime 2 ning lõppes 2021 aastal filmiga Life of Crime, mis hõlmab aastaid 1984 kuni 2020. Filmid said kiita oma toore tõsielulise dokumentaalstiili ja intiimse pilgu eest kuritegelikule elule, kuid neid kritiseeriti ka tugevalt. Suur osa sellest kriitikast keskendus varjatud kaamera kasutamisele, salajastele salvestustele, graafilisele sisule ning meeskonna otsustele mitte sekkuda ohtlikel või häirivatel hetkedel, sealhulgas narkootikumide tarvitamise, vägivalla ja surma puhul. Esimene film algab sellega, et Rob Steffi ja Mike McGrath valmistuvad varastama kohalikust poest. Varjatud kaamerad jälgivad neid, kui nad üritavad voodilinu varastada.
Hiljem vabastatakse Freddy Rodriguez vanglast pärast kontrollitava aine süüdimõistmist. Peagi liitub ta Robiga ja varastab $170 väärtuses hõbeesemeid. 1984 aasta mai lõpuks varastasid Rob ja Mike poodidest päevas kuni $100 väärtuses esemeid. Selle aasta juulis arreteeriti Fred suure varguse ja liiklusõnnetuses tapmise eest, kuid kasutades varjunime pääses ta vabaks. Kohalik mehaanik nimega Sid ilmub dokumentaalfilmis korduvalt, julgustades Freddyt ja Robi oma elu muutma. Filmi edenedes muutuvad kuriteod ja nende tagajärjed tõsisemaks. Robi tütar riskib sotsiaalhoolekande poolt äravõtmisega. Freddy naine ja laps lahkuvad tema juurest tema narkootikumide tarvitamise tõttu ning varjatud kaamerad jäädvustavad, kuidas Mike muutub oma raseda naise vastu füüsiliselt vägivaldseks. Dokumentaalfilmis Life of Crime 2 jõutakse Robi ja Freddini 5 aastat hiljem, kui mõlemad mehed on vanglas. Film tutvustab ka Delirist, üht Robi endist tüdruksõpra, kellel on 3 last ja kes on tugevalt narkootikumidest sõltuvuses. Pärast liikest tööd öövalvurina taastab Rob suhte Delirisega, mis tõmbab ta taas uimastite tarvitamise juurde. Freddy vabastatakse hiljem vanglast, ta langeb taas sõltuvusse ja tema HIV-test osutub lõpuks positiivseks. Teises muret tekitavas stseenis jätab Delius oma lapsed tänavale, et kohtuda Robiga. Viimane osa võtab varasemad filmid kokku, enne kui liigub aastasse 2000. Freddy on vanglas, Rob kannab karstust Southwood State Prisoners ja Deliris on maakonna vanglas. Hiljem vabastatakse kõik 3. Rob töötab Eckertsi apteegis, Deliris püsib mitu kuud kaine ja Freddy taastab suhted oma lastega, elades kriminaalhoolduse kaudu korraldatud hotellis. Kuid Freddy langeb lõpuks tagasi. 3 aastat pärast enda ülesandmist võimudele sureb ta. Rob sureb 2002. aastal. 2020 aasta juuliks on Deliris olnud kaine üle 13 aastat, kuid sulgemine pani ta vanadesse harjumustesse tagasi langema. Lõppkokkuvõttes ei paku Life of Crime nendele inimestele, keda see jälgib, õnnelikke lõppe. Selle asemel dokumenteerib see New Jersey sõltuvuse, tänavakuritegevuse, vangistuse ja tagasilanguse julmad tsüklid, tõstatades samal ajal keerulisi küsimusi ärakasutamise, jälgimise ja sekkumise kohta. See oli Vene dokumentalist Vitali Manskui, kes asus paljastama Põhja-Korea propaganda lavastatust. Dokumentaalfilmis Under the Sun paljastab ta, kuidas elu kultuslikus süsteemis, mis kummardab endist juhti Kim Jong-ili peaaegu müütilise igavese juhina, erineb oluliselt sellest, mida kaamerapildis näidatakse. Manskui sai enne filmimist Põhja-Korea valitsuselt ametliku loa, kuid nad ei andnud nõusolekut, et võtete vahel kaamerad töötaksid. Ametlikult pidi dokumentaalfilm olema arenev lugu koolitüdrukust, kes liitub Lasteliiduga, kohustusliku riikliku noorteorganisatsiooniga, mis toimib lojaalsuse kasvulavana. Selles filmis kajastatud kaadrid hõlmavad üle aasta, jäädvustades ettevalmistusi sädeleva tähepäevaks, mis on Kim Jong-ili sünnipäev. Dokumentaalfilmi tegijad lubasid valitsuse esindajatel stseene lavastada ja lavastamise all peetakse silmas võltsimist. Jättes kaamerad veerema stseenide vahel, paljastab Manskui proovid ja kunstlikkuse. Need mitteametlikud võtted paljastasid ideaalse perekonna teadliku konstrueerimise, kus ametnikud ütlesid korealastele, mida öelda, kuidas istuda ja millal naeratada. Stsenaariumid on eelnevalt kirjutatud ja asukohad on valitsuse esindajate poolt ette välja valitud. Propagandastulvil dokumentaalfilmi jaoks on koolitüdruku Zin me kogu pereelu fabritseeritud. Näiteks mõlemad vanemad näidatakse tehastes töölisena töötamas, kuid tegelikult nad seal ei tööta. Isa on tegelikult ajakirjanik Tükimeedias, mis asetab ta samasse positsiooni kui propagandabüroo, mis oli võtteplatsil saatjaks. Filmitegijad pidid iga päev mälukaarte esitama ning valitsuse esindajad otsustasid, mis on lubatud, mis tsenseeritakse ja mis kustutatakse. Nad ei teadnud, et lisaks salaja salvestatud materjalide tegi meeskond ka igast sekundist varukoopiad, säilitades hetked, mis võiksid kogu süsteemi paljastada. Siis otsustasid Põhja-Korea võimud ootamatult kogu projekti tühistada, enne kui dokumentaalfilm valmis sai. Seetõttu tundis Manski, et kogu filmi materjal on vabalt kasutatav. Dokumentaalfilm kaldus kõrvale Korea algsest ilust, süvides ebareaalsesse paljastuses sellest, milline elu tegelikult oli. Film on täis kõikjal olevaid Kim Jong-uni ja tema eelkäijate kujutisi, otse kui Jeesuse kujutisi keskaegsetes kirikutes.
Kui Manski lõpuks kõik katkendid kokku pani, ilmus Under the Sun 2015 aastal ning kuigi see avas ülejäänud maailmale silmad, oli see Põhja-Korea ja Venemaa liitlaste jaoks tõeline kriitika. Kuna projektis, mis laakas tervet valitsussüsteemi, oli osaline Venemaal sündinud Manski, otsustas Moskva neist eemale hoida. Venemaa kultuuriminister kritiseeris filmitegijaid isegi otse selle paljastuse eest. Kuid Under the Sun täitis siiski oma eesmärgi, näidates kui lihtne on riigil oma rahvast manipuleerida. 3. punkt. 2018. aasta dokumentaalfilm Dominion on enamiku jaoks liiga intensiivne, kuid see toob esile tõe loomakasvatustööstuse kohta, paljastades tumeda poole, mida tarbijad kunagi ei näe. See dokumentaalfilm on järg 2014 aasta filmile Lucent, mis kasutab sarnaseid võtteid nagu Dominion ning uurib Austraalia seakasvatustööstuse varjupoolt. Mõlemad filmid toovad esile, kuidas igapäevane julmus on tööstuses laialdaselt aktsepteeritud kui normaalne ja tavapärane praktika. Salakamerate ja droonidega salvestatud sadade tundide pikkuse varjatud kaadri kaudu paljastatakse tapamajade süsteemis valitsev jõhker tegelikkus. Ja see ei keskendu ainult ebainimlikele meetoditele, mida kasutatakse kariloomade tapmisel, vaid ka väärkohtlemisele ja hooletusse jätmisele, mis tabab loomi kuudel enne nende hukkumist. Austraalia dokumentaalfilmi on kirjutanud, lavastanud ja produtseerinud Chris Delforce, tuntud loomade õiguste eest võitleja, kes on võtnud oma missiooniks paljastada liha- ja piimatööstuse ning lammutada rohusöödal kasvatamise, vabapidamise ja humaanse tapmise illusiooni. Film keskendub tapamajadele üle kogu Austraalia, samuti suurtele farmidele, salaja salvestades tööstusi, kus väärkohtamine on laialt levinud ja tapmismeetodid on küsitavad. Matsereerimine, elusalt nülgimine ja gaasikambrid ilmuvad filmis koledate stseenidena. Loomakaitseorganisatsiooni Farm Transparency Project juhitud uurijad läksid salaja nendesse tööstusfarmidesse ja tapamajadesse, olles varustatud peidetud kaameratega, et jäädvustada seal toimuvaid julmusi. Dominion läheb ka lihasektori piiridest kaugemale ning tungib farmidesse ja aretuskohtadesse, kus kasvatatakse loomi nagu rebased ja küülikud, keda hoitakse hooletutes tingimustes ning hiljem julmalt tapetakse rõivaste valmistamiseks. Filmimeeskond salvestab salaja ka loomade meelelahutustööstust, paljastades väärkohtlevaid treeningmeetodeid, mis sunnivad metsloomi alluma. Ka meditsiiniliste uuringute tööstus tuleb esile, näidates tarbetuid katseid paljude loomade, sealhulgas koerte peal, kuigi 95% loomkatsetes edukaks osutunud ravimitest ebaõnnestub inimkatsetel. Seda salajast projekti, millest valmis silmi avav dokumentaalfilm, toetasid tuntud isikud kuulsuste maailmast. Nende hulka kuuluvad loomade õiguste eest seisvad näitlejad Joaquin Phoenix, kes oli filmi jutustaja, samuti Rooney Mara ja Sadie Singh. Pärast linastumist pälvis Dominion parima dokumentaalfilmi auhinna ning Delforce valiti parimaks režissööriks. Kuid film on saanud ka kriitikat põllumajandusringkondadelt, kes nimetasid seda rünnakuks. Tegelikult on Dominion paljastusfilm, tõekino. Teiseks oli see režissöör Talal Derki, kes veetis 2 aastat Süürias sõjafotograafi kattevarjus, et tuua meieni vapustav. 2017 aasta dokumentaalfilm Isad ja pojad, mis filmiti salaja, varjates dokumentaali tegeliku eesmärki. Jamatav dokumentaalfilm jälgib džihadistist isa Abu ning tema noorte poegade Osama ja Aimani elu, kasutades kaadreid, mis näitavad nende üleminekut lapsepõlve süütusest radikaliseerumiseni. Derke esitles end perele poolehoidja ja fotograafina, et pääseda nende ellu väga lähedalt. Kogu dokumentaalfilmi valmimine sõltus režissööri elust, kes riskis kõigega, et jäädvustada indoktrinatsiooni ja näidata radikaliseerunud keskkonnas suletud uste taga toimuvat elu. Abu, nagu ta avastas, on üks Al-Nusra, Süüria mässuliste organisatsiooni asutajatest. Kui ta parajasti oma vaenlaste pihta ei tulista, tegeleb see keskne tegelane miinide kahjutuks tegemisega, et koguda nende materjali ja müüa seda lõhkeainete valmistajatele. Kodus õhutatakse tema lapsi samasugusele vägivallale, šokeerivate stseenide ja ootamatu tapmiskalduvuse õhutamisega. Dokumentaalfilmi jätkudes tuleb esile midagi tõeliselt häirivat. Abu järeltulijad ei ole ainsad, kes sellisel viisil üles kasvavad. Tootmise ajal oli Derk tunnistajaks sadadele noortele tänaval, kellel olid oma relvad, kuid kes vaevu suutsid neid käes hoida.
Hiljem läksid mõlemad Abu pojad kooli tagasi, kuid Osama igatseb oma isa heakskiitu ja järgib teed, mille tema eelkäija varis. Aga poiss ei sobinud selliseks eluks, ta oli nõrgem kui ülejäänud vennad. Derke märkis, et kui Osama oleks kasvanud üles väljaspool sõjast räsitud riiki, oleks temast saanud kunstnik, mitte võitleja. Isa de Apoyar on sügavalt psühholoogiliselt mõjuv film lakkamatust vägivallast, mis tungib läbi kõrvaltvaatajate eituse ja nõuab, et see lakkamatu vägivald saaks tunnustatud. Sest nüüd röövib mässuliste tegevus inimestelt nende lapsepõlve. Pärast salaja filmitud dokumentaalfilmi avaldamist selgitas Derke, et ta tundis vajadust see teha hoolimata riskist. Nende organisatsioonide ülestõusud tema kodumaal olid kiired ja sundisid teda peatuma ning mõtlema, kuidas see kõik juhtus. Sellele küsimusele vastamiseks filmis ta kogu protsessi. Kuna tal oli riigi ligipääs ja ta oli filmi tegija, võttis Derke selle väljakutse vastu. Number 8. 2014 aastal nomineeriti The Look of Silence aasta kõige häirivamaks dokumentaalfilmiks, mis jälgib keskealise Indoneesia optometristi Adi Rukini elu, kui ta seisab silmitsi oma venna surmakorraldajatega. Adi kogu elu kujundas lein, mis valitses nende kodus pärast Indoneesia kommunistide puhastust aastatel 1965–1966, mis röövis temalt võimaluse oma venda kunagi tundma õppida. Dokumentaalfilmi lavastas Joshua Oppenheimer eesmärgiga murda 50 aastat kestnud vaikus ja hirm Indoneesia massimõrva ümber. Oppenheimeri dokumentaalfilm paljastab selle sündmuse jätkuva mõju ohvrite peredele ja asetab nad taas tähelepanu keskpunkti pärast aastakümneid, mil kogu juhtum oli ajaloo varju jäänud. Filmi tegijad püüdsid esile kutsuda arvete klaarimist, nõudes, et keegi võtaks vastutuse. Kuid selle ettevõtmise elluviimine oli ohtlik ning sellise aktivismi elluviimiseks pidi meeskond rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid. Et end kaitsta võimaliku Indoneesia sõjaväe kättemaksu eest, jäid protsessis osalenud anonüümseks. Ainult Oppenheimeri nimi oli tiitrites välja toodud, tagades sellega meeskonna turvalisuse. Kuigi enamik inimesi teadis, et neid filmitakse massimõrva käsitleva dokumentaalfilmi jaoks, ümbritses The Look of Silence'i tootmist suur saladuse loor. Adi ja filmitegijad riskisid lõpuks oma eluga, et saada võimalus rääkida vaid mõne inimesega, kes olid tema venna surmas süüdi. Paljud neist inimestest, sealhulgas tema enda onu, omavad kohalikku võimu, mis teeb selle eriti riskantseks sammuks. Vaikuse pilk toimib järjena ühele Oppenheimeri varasemale dokumentaalfilmile, mis keskendus massimõrvas osalenute psühholoogiale. Adi vaatas osa sellest dokumentaalfilmist uuesti, et valmistuda kõige häirivamaks vastasseisuks. Ta jõuab oma venna tapjatele silmauuringute kaudu ebamugavalt lähedale. Optometrist küsitleb neid nende jõhkrate tegude kohta, viies samal ajal läbi uuringuid ja nõuab, et nad tunnistaksid oma teo üles. Adi kasutab silmauuringut mitte ainult vahendina meeste ellu sisenemiseks, vaid ka metafoorina, sundides neid end peeglist vaatama, mis viib pingeliste vestluste ja ohtlike vastasseisudeni. Vaikuse pilk andis Rukini perekonnale võimaluse mingil määral leida rahu, võimaldades neil lõpuks nende meestega silmitsi seista ja neid oma käitumise pärast noomida. Film oli küll riskantne, kuid vajalik tõe paljastamiseks. Sadistlik ja pedantne tapmiste iseloom, mille käigus kaotasid miljonid inimesed oma elu. Suur tänu, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.